väga tähtsad teemad. Meie enda hinge elule, kuidas siin materiaalses maailmas, missugused need redelid meile on antud. Siis vaimsed redelid. Üks redel on siis, mida võiks läbi võtta natuke konkreetsemalt. On Srila Prabhupada raamatud, mis on siis eesti keeles mõningad tõstke käed, kes on lugenud eesti keelset Bhagavad Gitat. Eesti keelset Bhagavad Gitat. Aga kellel on eesti keele Bhagavad Gita kõik, kes ei ole, jah? Minul ei ole. Mul on teiseks. Sa oled vene keeles, sul on vene keeles. Inglise keeles, väga hea. Sinul ei ole eesti keeles Bhagavad Gitat. Aga sul eesti keelset vedade kirjandust ei ole üldse. Selge. Teil on võimalus soetada endale siin vedalikku kirjandust. Me võib-olla kohe räägime täpsemalt ka, et raamat, informatsioon, paberi peal. Prabhupada raamatud. Aga ma mõtlen, mis pidi ma teen niimoodi, et jah, siin on 2 stiili, et ma võin küsida teie käest. Okei, ma küsin sellise küsimuse teile ja ma hakkan üles kirjutama. Igaüks, kes tahab, võib öelda, ma hakkan vaikselt, mida annavad vaimsed raamatud meile? Vaimne kirjandus. Kes soovib käe tõsta ja öelda? Jah? Jõudu, jah. Kas sa tahad täpsustada ka jõudu siis? Jõudu elada, jõudu või vaimu jõudu? Jah, jõudu elada, vaimu jõudu. Ja isegi ma olen füüsilist jõudu. Just nimelt. Või siis muidugi, on kõik seotud. Jõudu elada, vaim ja füüsiline. Mis mõtted on veel? Tõstame käe. Mis vaimu? Asjade. Vastuseid. Vastuseid, jah? Aha, väga. Vastuseid. Kas keegi tahab kirjutada? No lihtsalt siis on nagu... Ei. Siis on nagu kõik nagu tegevuses. Perenaine kirjutab. Jaa. Maja perenaine. Ma lihtsalt koolis, nagu ta näete, mul on olnud nagu selline ilukirjandus, käekiri. Oleks meil ise ka aru, siis see on probleem. Mis ma kirjutasin. See on rohkem täis muidu. Sellega mugav. Nii, mis on mõtted? Jah? No asjade olemuse sügavamat mõistmist. Just, asjade olemuse mõistmine. No ma see sügavust pane, see on juba aru seal sees juba. Minu arust nagu mingid ideaale. Annavad ideaale. No. Just. Jah. Kuhu pürgida või? Kuhu pürgida, just. Jah, väga tähtis. Eesmärki siis jah? Ei, see pole eesmärk, see on nagu, et sa saad teada, kuidas on asjad. Nagu, aga ideaal, nagu, see on ideaalne. Ideaalid. No see ongi ideaal. Iidolid. Ei, see pole iidol. Meil on iidolid niimoodi. Jah. Annavad sellise uue loogika ja läbi selle teistsuguse loogika, kuidas näha maailma ja teistsuguse maailma nägemist. Just. Maailma nägemine või maailma. Siiganes tunnetame maailma mõistmine, maailma loogika. Kindlasti avaldab. Noh, mis veel? Võimalused tõusta kõrgemale Pratyakshast ja Anumanast ehk siis meelelisest tajust ja ilmalikust loogikast. Kirjuta eesti keeles. Asjade kõrvaltnägemisvõimes jah? Asjade kõrvaltnägemisvõimes? Ei, jah, tegelikult See on areng. Shastra Chaksu nägemine läbi pühakeered. Nägemine, jah. Kõik välja, jah. Shakta. Kui te ütlete, siis öelge nagu ta tahate eesti keeles. Siis me oleme muidu lühidalt. Me võtame need kõik lahti. Meil on juba asendavad uue... Kõrvaltnägemisvõime, nägemine. Kõrvaltnägemisvõime. Shastra Chaksu. Või pole päris täpselt. Me panna, mis see iganes, need on nii palju aspekte igal sellele, aga
kas sina rahul oled, kas sa mõtlesid seda? mis see kõrvalt nägemine? jah. kõrvaga nägemine. Kõrvaga müstilise kõrvaga nägemine. ma mõtlesin, et nüüd on kõrvalt nägemine, et nagu pühakirja. istud siin kõrva peal ja vaatad. kõrvalt nägemise võime. tule lähemale. kõrvaga nägemise. kas täis? kõrvalt nägemise, ma ei kasutaks seda sõna. Kõrvalt nägemise. aga ma ei tea, mida sa mõtlesid kõrvalt nägemise. ei no sul oli, eks ju, et meelelistest tajudest kõrgemal. meelelistest tajudest ja ilmalikust loogikast kõrgemal. ja loogikast, eks ju, sest jah. kaks aspekti, kaks siis. see on nagu see ei oleks nagu areng või, kui sa tõused kõrgemale nendest asjadest. kuidas seda eesti keeles nimetada ühe sõnaga, lausega, ühe sõnaga, kuidas öelda? täpsemalt öelda nagu täpselt sellest kahest aspektist nagu maine loogika ja meelteline taju. kui sa tõused nendest kõrgemale, kuidas sa seda nimetad? kuidas sa nimetad seda tõusu? sa võid ka areng öelda ja sa võid nimetada seda eneseteadustamine, areng. ja siis on see kõik kokku ju. on küll, et kõik asjad kattuvad. see on okei. lihtsalt praegu tähtis, et selle ühed, et kes ka ütleb, et selle hinge rahu. ja me nimetame seda arenguks, aga mõned nimetavad seda lihtsalt pime usk või midagi. pime aktsepteerimine. me nimetada ükskõik kõik erinevate sõnadega. jah. Prabhupada raamatus annab meile elu eesmärgi. sellise, mis on tõesti. see on sama. jah. koma võib juurde panna. kas sinu jaoks on see sama, see kirjeldus? ei ole, siis kirjutab nagu sina. Nad kattuvad, aga nendel nagu puul on hästi palju oksi, et me võime igat oksa ka eraldi kirjeldada, see ei ole probleem. no ma olen nagu ideaal võib-olla selles mõttes, et mul on nagu valikuvõimalus mingit asja, see on ideaal. see ei ole mu jaoks eesmärk, et mu jaoks on eesmärk, miks ma elan. jah, okei. ja mis must saab. milleks elu on üldse vajalik, et selle annab Prabhupada. okei, on veel mõni mõte? kindlustunne. vaim puhastab mõtted ära, et enam ei mõtle selliseid materiaalseid mõtteid, millel on eesmärk materiaalne, vaid siis vaimne eesmärk. sõnasta seda nagu lühemalt. puhtamad mõtted. puhtamad mõtted, tubli. äkki Madis ka? ei, seal on juba kõik kirjas. ahah, väga hea. jah, usu. usk. just. annab usku, muidugi, jaa. väga tähtis. et sõnu on hästi palju, mida me võime kasutada erineva nurga alt samast asja kirjelduseks, aga lihtsalt praegu on tähtis, et teie nagu mõtted ütlete välja nagu oma sisemist, et mis sa mulle nagu ilmselt raamatud annavad. aga siis selline sissejuhatav jutt siis teile ja iseendale ka, et innustada. ma olen ennast ära petnud sellega, et me oleme erinevad inimtüübid, et osad on rohkem nagu mõistuse inimesed ja loevad rohkem raamatud, neid on lihtsam raamatut kauem lugeda. ma olen siin loominguni, mul on nagu suhteliselt raske, ma olen kogu elu lugenud raamatut, aga ma ei ole selline, ütleme, et raamatute lugeja. ma kogu aeg viskun raamat, andke mulle raamatuid, et ma kogu aeg. aga ma olen ennast selles mõttes ära pettud, ma ikka iga päev loen Sila Prabhupada raamatuid ja loen natukene. ja mida on siis, mis see mulle andnud? vaata, inimese keha ja mõte ja mõistus ja hing, nad omavahel tegutsevad kogu aeg. kogu aeg tegutsevad paralleelselt, eks ju. keha annab mingi märke, öeldakse, et keha ei valeta, eks ju. siis mõistus, seal käib kogu aeg mingi. ja siis hing. hing on rohkem selline tundebaasiline, emotsioonide baasiline. ja kuna seal, kui me oleme ausad, kui me vaatame oma elu, ise oma elu ma vaatan, eks ju. keha, mõistus, hing. kuna seal on päris suur segadus, siis kust tuleb emme-issi või läbi kultuuri õigete asjade seletamine regulaarselt nagu. eriti ei tule kuskilt. selles mõttes, et mul ei ole vaimne õpetaja on kuskil kaugel, ma ei ole igapäeva suhtlev vaimse õpetajaga, paramatmaga mul ei ole ühendust 24/7 ülihingega, et ma lihtsalt panen silmad kinni, mediteerin, Krishna, mis sa täna mulle ütled, eks, selge. siis see üks põhjus, mis hoiab su alateadvust ja teadvust õiges suunas ja kes sul iga päev räägib,
saab olla ainult püha mees, kes on ise kuhugi jõudnud. Kuna minu hing on valinud selle koolkonna, nüüd püha mehi on palju. Sila Prabhupada, bhakti jooga, eks ju, seda filosoofiat, me ei hakka eraldi pealt lahti võtma, räägime seda aspekti. Siis Sila Prabhupada, kui minu kallis vanaisa iga päev räägib mulle läbi nende raamatute põhimõtteliselt ühte sama juttu ja ma loen seda regulaarselt. Ja see on selline nagu teatud mõttes on nagu võitlus, sest tegelikult ise ma ei ela nende raamatute järgi 100%, ma üritan, aga spontaansus on asi kaugel, aga ma regulaarselt loen neid ridu. Inimene, kes on teadvustanud, kirjutab mulle asjade tuumast, asjade olemusest, elu mõttest jälle ja jälle ja jälle. Ja ma olen, mis siis efekt on, ütleme eriti minu puhul võib analüüsida, et kas mul on siis tekkinud nagu maitse, et ma nagu, kui ma olen lugenud, ütleme 15 aastat niimoodi regulaarselt need raamatud, ennem nagu pistelisemalt, et mis ma olen nagu saavutanud, et ma olen lugenud Srila Prabhupada raamatud, põhimõtteliselt võib öelda, et see on minu elu kompass nagu. Sest mulle iga päev ma loen mõned laused Chaitanya Charitamritast, Bhagavad Gitast ja Srimad Bhagavad Dhammist, 3 raamatut, ja kui saab läbi, siis ma alustan uuesti näiteks Bhagavad Gita. Ma loen ka muuseas inglise keeles, Bhagavad Gita, kõiki raamatud inglise keeles. Et keegi peab meile ütlema iga päev selgelt asju nii nagu on, kui meie mõistus ja süda ei suuda seda veel öelda nagu iseendale. Ja see on see raamatute lugemine, see on see point, mis mina nagu olen saanud iga päev ja see on minu jaoks nagu toos. Kas see mulle vahest meeldib või mitte ei ole mulle kunagi mitte meeldinud, aga võib-olla seda ei ole nii lihtne lugeda ja näiteks Vedades on ka palju erinevaid osa, see Bhagavad Gitas, kus on rohkem filosoofiline osa. Aga mul on tekkinud selle usk ja respekt, et isegi kui ma kõigest aru ei saa või see ei kõneta mind nagu emotsionaalselt, wow, ma ikkagi loen iga päev ja see on nagu minu jõud ja kompass ja ma tõesti nagu tunnen seda ja kui ma mõni päev ei loe, mõnikord mingid esinemised asjad, et siis ma nagu ei teadvusta seda, aga ma tunnen, et kui ma analüüsin pärast, kui ma raamatu näiteks kätte võtan jälle, et issand, et ma olen 3 päeva mingi augus olnud, kui ma olen jõudnud lugeda nagu, et meil on vaja kogu aeg, et keegi kindlalt räägib asju nii, kui on meie prioriteedid, eks ju, elu mõte ja kõik need asjad nagu. Ja siin on vaja nüüd natuke eelteadmisi, et kedasi siis, vaimne kirjandus on nii lai, eks ju, paljud, mul üks tuttav ka, kes me templis on käinud teenimistega, ütles, et ta kirjutab ise nüüd raamatut ka, et kuidas tegelikult asjad on. Selles mõttes, nagu hästi siiralt, hästi hea südamega poiss ja nii ja naa ja räägib nii keerulist juttu kõike, ma olen ka kunagi võib-olla selle etapi mitte nagu läbinud, aga ka kunagi see esoteerika värk, et hästi erinevad inimesed, seal unes nägi keegi midagi, keegi läbi olendit räägivad ja hästi palju erinevad see Eurantuse raamat ja hästi palju tuli nagu infinite valguse kandjad ja ma kõik nendega suhtlesin ja et väga palju ja kõik räägid tegelikult samast asjast, kõik võtsid armastust, õnne ja kõik seletavad asju lahti. Oma siis mõtte ja tunde tasemel nagu, aga meile öeldakse alguses kohe ära, et mõistus on piiratud, meie meeltetaju on piiratud, et hing tahab ja hing teab, mis on õige. Kuna me samastame ennast nende väliskihtidega, siis me ei näe seda reaalset pilti, sellepärast on vaja kogu aeg lugeda, läbi rituaalide teha, aga just lugemine üks rituaale, et me loeme regulaarselt õiget juttu, võib nii öelda. Aga et see usk tekiks, Srila Prabhupadasse näiteks, ütleme, et pühamehi nii palju, et sellise turban niimoodi ja Prabhupada on ka eksootiline India mees ja et ma mõtled nagu, et miks nagu Prabhupada, et need käib räätlema nii palju tuttavad erinevad koolkonnad siin, Sadhu Maharaj ja kõik käivad erinevad kuurud, kes on hästi armsad ja õpetavad armastuse, et miks Prabhupada, selleks ma soovitan teile osta ja lugeda Prabhupada elulugu läbi. Kas see kõnetab teid? Et on Srila Prabhupada siis tutvuda lihtsalt selle pühakuga, selle hingega nagu. Sest muidu sa loed seda raamatut ja sul tekib palju kahtlusi nagunii, isegi minul siiamaani vahest tekib nii, et ei saa aru või mingi kahtlus, et hiljem nad lähevad ära, aga sa pead hakkama seda austama ja selle elusolendi juhendust võtma nii, kui sa teda tead ja tunned, siis sa teda need juhendustele alluda, muidu sa ei saa alluda nagu. See on nii palju, ta on nii keeruline, vedab nii keeruline, nii palju erinevaid aspekte, nii palju kauge kultuur võrdes meie harjumuste kõigega, et see kõneta sind. Selles ma soovitan, kui vähegi aega, kui saatus on teid siia toonud, siis lugeda ka Prabhupada kohta siis, et kes ta on ja mis on tema meeleolu ja kuidas ta suhtles valgete hipidega seal ja hipinoortega ja kõigega, et siis see tekib selline, mind see õudselt palju aitas, et ma võtsin küll seal bhakti jooga vastu ja tegelesin, aga kui ma lugesin Prabhupada eluloo läbi, siis see andis mul täiesti uue nagu sellise jõu või usu või kindluse nagu ennast rohkem nagu usaldada selle Prabhupada kätesse raamatutesse nagu. Et see on siis minu selline alandlik soovitus kõigile, et see annab sellist mõnusat maitset rohkem sellest, sa tunned seda isiksust, kes vahendab siis sellist kõrget puhast nagu asja. Nii,
ja Prabhupada raamatud jah, et muidugi ma soovitan ikka osta need Prabhupada raamatud ja kinkida ja tegeleda sellega, kui sul juba nii palju usku ja teadmisi on, et raamatud ei erine. Et ta peab kohe aru saama, et mis on siis mateeria füüsilise maailma vahe, mis on nagu materiaalse raamatu ja vaimse raamatu vahel, kui nii tohib öelda. Siis kõik otsivad sama, põhimõtteliselt sügavas mõttes kõik on vaimne. Aga kui sa võtad ükskõik mis raamatu, mis ei ole lähtunud siis sellest hingeteadmisest või siis sellest jumalikust transcendentaalsest elust ja kui see raamatu kirjutaja ei ole teadustanud, see nagu filmi, täna rääkisin filmidest palju, et kui sa vaatad filmi, sa näed kohe režissööri teadust, kuidas ta maailma näeb, eks ju. Kõik see vägivalla aspektid ja kõik, eks ju. Kuidas ta paneb selle automaatselt sinna. Ja nendes raamatutes on ka siis, et siin on nagu üks suur jõud on see, mis on meil alguses raske aru saada, et see järjepidevus, et teadmisel on tulnud, eks ju, õpetajad. Seda nagu ma mäletan ise ka, et ma võtsin selle vastu, aga ma ei saanud nagu aru sellest täpselt, et miks seda toonitatakse nii palju, et Srila Prabhupada, et ta on küll puhas ja kõrge hing, loete eluloo läbi, saad nüüd vaimustusse temast, eks usaldad. Aga miks see on nagu eriti tugev, sellepärast, et tema õpetab, seal on need pühakute rida, eks ju, kes on hästi puhtad hinged olnud ja nende elulood, see moodustab selle võimsa keti, mis jõuab nagu jumalani nagu ja see ei ole katkenud. Ja ma olen rääkinud paljude inimestega ja kõik räägivad väga õigeid asju, erinevaid aspekte, aga tervikpilt on peaaegu nulli lähedane. Peaaegu. Ja ma olen seda tsiteerinud ka siin viimati, üks suur klubi toortoitlejad, mu sõbrad kõik teevad hästi lahedad ja hästi kõrged hinged. Mõtlesin talle, et ma ei saa muhvigi aru millegist, aga mul on tervikpilt niivõrd tugev tänu Prabhupadale, et meil on see tervikpilt on. Et inimesed hingest võib-olla rohkem isegi teadlased seal, eks ju seal kõik ajudes näiteks hästi palju teatakse, praegu tehakse vabastus nii hana. Aga siis tänu selle paramparaale, Srila Prabhupadale, need pühakud kõik, kes on toonud ja kes saab tervikpilti kõige paremini ikka, see, kes on loonud, see, kes kõike läbib ja kelle osakesed me oleme. Et siis see parampara jõud on see, et seal ühes otsas on Krishna ja siis on siis hästi puhtad hinged ja siis see laine on jõudnud meieni nagu. Kas me saame sellest aru nii hästi või kas me sellest, aga kui me hakkame praktiseerima, elame selle järgi, siis me saame vaat selle, mis me kõik otsime, selle hinge, selle lõpuks selle mingi hinge levelised natuke toitu nagu, nagu vabanemine. Vahepeal lähed jälle eemale, jälle mingi mõistuse tasemele, keha tasemele, siis läheb jälle hing tühjaks. Jälle võtad Prabhupada raamatu või tegeled sellega, mis tuleb sealt otse, sealt sellest paramparast, eks, õpetajate järjepides ahelast. Et need on väga tähtsad momendid, mis on ka võib-olla teoreetiliselt meie jaoks alguses rohkem nagu. Aga kui sa hakkad elama, kui sa nagunii elad, siis tee see väike samm. Et tee midagi selles mõttes. Peta ennast ära, kas läbi huumori või mingi hea, ma ei tea, hea suhtluse näiteks leiadsid, kellega me elame normaalne suhe, tunned nagu, et niimoodi peta ära, võta natuke ellu, sest kui sa ellu midagi võta, see, et te siin juba käite regulaarselt, see nagu minu arust on fantastiline. Kui te ellu midagi võtta, siis ei tule maitset ka, et elu on nagu hästi praktiline. Et ega sa ei saa kunagi mõista Prabhupadat, veedata jumalat läbi sellise mehaanilise, analüütilise või praktiseerin, teen seda liigutusrituaali, siis loen nagu neid raamatuid, nii kogu aeg ja teen neid kõiki asju, vaatan ikka midagi ei teki nagu selles mõttes. Et tuleb panna seda iseennast, võib nii öelda, iseennast sinna taha. Võtame siis selle Prabhupada, et ma rääkisin praegu isiklikust kogemusest, selle Prabhupada raamatutest, just selle aspektis, et ma ei ole ise niivõrd selline ülikooli vend, vaata, et ma olen ülikooli õpetanud, andke mulle uusi raamatud, ma neelan neid kogu aeg, eks, et uurin vedasi ja ma olen lihtne töölisnoor, eks. Töölisnoor, töölisklass on, muusikud on töölisklass, nagu muusikute klass, eks, et sealt mingit kõrget intellektuaalsust pole oodata, aga lihtsalt ma regulaarselt loen need raamatud ja ma ütlen, et see on minu elu kompass ja ma ei ole 25 aastaks kordagi pettunud. Ma olen võib-olla kahelnud ja mõni asi on võib-olla liiga karmu jaoks olnud mõnikord mingil etapil, aga ma ei ole ühtegi korda kahetsenud nagu oma isiklikus elus, et ma loen regulaarselt ja ma loen neid puhtad võimsad laused, kuidas elu on. Ja siis tuleb aeg, kus sa hakkad aru saama, lugedes need raamatud, et ahaa, okei, et ma olen selle vastu võtnud, ma midagi teen, aga tegelikult ma ei ela veel selle järgi. Võtame kokku, et siin on ka nii ilusti nagu punktid toodud siis ka asju nagu kujundatud ja lood, kõik need asjad, mis siin on, olete kõik öelnud, mõelnud, nagu me aru saame, üks ütleb ühe sõna, mõtleb mingi teatud nurgal, teine hoopis teist asja, eks ju, aga tegelikult on kõik sama löögi all, et ükskõik mis energeetika on, ükskõik mis asi on, kas see on raamat, film, teater, suhtlemine, eks ju,
sealt tuleb midagi, peegeldab sulle midagi, see annab sulle midagi, eks ju. Nüüd küsimus sõltub sinust, et mis sa teed sellega. Kas sa võtad seda läbi, lased ennast läbi, võtad selle vastu või hakkad ka ise vastu andma. Et see vastu andmine ongi see, et me soetame need raamatud ja loeme regulaarselt. Siis läheb kanal lahti lõplikult. Aga noh, see kahtlemise etapp on ka hea. Sa natuke võib-olla kahtled ja see on arukas inimene kahtleb. Võib-olla sa ei taha kohe nagu viskuda sinna raamatute maailma. See on üks aspekt ainult, et see bhakti jooga on nii täiuslik protsess, et kui sa oled alguses ja sul raamatud on too much, siis võta see, mis ei ole sinu jaoks too much. Näiteks võib-olla mantra kordamine sind köidab rohkem. Aga võib-olla sind mantra kordamine ka köida, võib-olla raamatu lugemine köida. Võib-olla sind meeldib see toiduvärk üldse nagu. Okei, sukeldu sinna maailma. Et ta pidi olema nii täiuslik, et kui nende kõikide aspekt taga on nagu Jumal ja Jumala aspektid või nähtab Jumal isiklikult ja kogu energia, siis piisab ka ühest, kui sa ühte asja teed südamega, siis see tõmbab sind niimoodi üles, et noh, põhimõtteliselt ei ole probleemi. Et igaüks ise, see ei ole niimoodi, et kui me räägime raamatutest, me nagu sunnime, et te peate kõik homme hakkama selle raamatute maailma, sellise pühade kirjade maailma sukelduma. Mõnda see ei kõneta lihtsalt. Ja mind pole ka kunagi nii kõnetanud. Ma võin öelda, ma regulaarselt teen seda, aga see, noh, selles mõttes. Ma pigem ennem, mul on varianti, kas ma laulan või loen raamatut, ma ennem laulan, eks ju. See on nagu teine teema. Aga noh, loeme siis nüüd üle. Sinu selgel häälel, mis siis siin kokkuvõtlikult on siis, mis siis nüüd Srila Prabhupada raamatud meile? Ta annab meile väga lihtsa ja hea arusaama oma elust ja elu eesmärgist. Siin oli see eesmärgi, jah. Teine. See on kontrollime, kas me ütlesime õigesti. Ja ei, kõik on õige, aga siin on natuke seda, jah. Mis siin oli? Esimene oli ideaalid ja siis eesmärk, eks ju. Aha. Nad on väga innustavad. Jõudu elada. Ja. Vaimsed ja füüsid, natuke läheb siia. Noh, selle nii ära läheb. Kolmas. Usk on ka tegelikult selles mõttes läheb. Nii palju asjad läheb selle usk. Jõudu elada. Usk. Aitavad meil kiiresti arendada usku Jumalasse. Ei altpoolt. Nad on väga autentsed paljude tsitaatidega pühakirjadest. See on selle, millest ma rääkisin, see parampara. Et keegi pole midagi mõelnud juurde, vaid selle Prabhupada on vastu ajale kohale tingimust ja seletab siis lahti lihtsalt asju. Väga tähtis moment. Mitte midagi ei ole muutunud, mitte midagi kunagi ei muutu. Selles mõttes ei muutu, et nagu on õhk, nii on õhk olnud, nii on vesi olnud kõik elemendid. On armastuse printsiibid. Et sa lihtsalt vastad ajale kohale, et võib-olla läänemaailmas on nii, idamaailmas on nii, eks see printsiip on sama. Ja sama on ka transcendentaalsete teadmistega. Srila Prabhupada on siis elu teadmised edasi siis lääne ühiskonnale. Et see on see teine tugev aspekt, mis me nagu otseselt täna välja tulnud. Et kuidas siis loodus, kõrgem loodus teeb niimoodi, et saadab kõrge hinge siia lääne maailma, lihtsalt aidata meid ja kes siis vaatab ja tšekib nagu Srila Prabhupada 60. lõpus, eks ju, et seda New York, eks ju, seal see hipide liikumine, mis oli see Vietnami sõda, see meeleolu seal kõik ja ta nagu oskas selle nagu mugavdada niimoodi, et midagi ei näinud kaotsi, aga samal ajal tõi nagu inimestele, noh, see ikkagi paljud ikkagi tuhanded ja tuhanded võtsid selle asja vastu. Väga tähtis, jah, lähme edasi. Nad on väga huvitavad ja informatiivsed. Aha, jah, et seda me ka ei puutunud eraldi vastused, jah, informatiivsed, just nimelt informatiivsed, aga huvitav on see, jah, et kui sa loed regulaarselt, no see on nüüd inimtüübist, et kui sa võtad Srimad Bhagavatami, siis tegelikult need on lihtsalt storid. On tehtud filme, eks ju, Sitaraamist, eks ju, siis Mahabharatast. Tegelikult on hästi kihtid elulised stoorid ja seiklused. Kui sa saad nagu seda maitset ka arendada, siis see vahe ongi selles. Et üks on, et mina võtan mingi story välja, et noh, umbes nihv, nahv ja nuhv ja unt, eks ju, ja mõtlen nagu kihti muinasutus ja panen kõigelt noh, mõtted nagu seal taha, et noh, mis seal, et üks oli loll, teine oli laisk, üks oli tark notsu, eks ju. Aga veedades on, need on tõesti sündinud lood, see on 1+. Need ei ole nagu, et keegi nagu, et mingid, et nad on reaalselt elanud elus olendid, kes on siis kooskõlas olnud kas Jumala kehastuste või Jumala pühaste pühendunutega, siis mingite interaktsiooni toimid, kas nad on seal sugulased, mingi armumised, kõik need erinevad tegevused, nad kõik on seotud ja kõik on välja toodud ainult ühes kontekstis. Kuidas hing, edasi saab areneda, ainult see point on.
ja see viibki tänapäeva teadlasi ilgelt meelehärmi, ma lugesin kuskilt, et nad ei saa aru sellest India ajaloost nagu. No sest Vedad on lihtsalt, nad ei räägi lihtsalt, et siis sündis see kuningas, see suri ära. Aastal see ja see. Ja siis see tappis oma naise ära. Ja see nagu see nagu on, siis järgmine kuningas. Vedas üldse ei huvita see kronoloogia. Seal lihtsalt räägitakse kõige kõrgemad erinevad elusolend, erinevate planeetide lood, meie planeedi erinevad ajastud ja seal ei ole kronoloogiat eriti nagu. Noh, seda järjepidevust ajata selles mõttes taga, ajatakse sellist vaimset järjepidevust taga. Et selles mõttes, et võib kindel, et need on tõesti sündid lood ja need lood on liilade kategoorias tähendab, see on vaimses kategoorias, kui sa neid loed, siis nad on tulnud läbi just selle mõttega, sa loed, siin on see maine inimene, kes ka elab, siin on tal ka lõige stoorid, sa näed kohe paralleeli, sest need skeemid on kõik enamus samad, eks ju. Ja kui sa need mõtled nendest ja loed need, siis see puhastab sind automaatselt nagu. Et kohe on puhastusprotsess, nagu sa duši ära lähed pesed, kui sa loed, võtad näiteks seal ühe loo lahti seal, noh, ma ei tea, mis ma praegu seal loen, näiteks Chaitanya Mahaprabhu annab Rupa Goswamile seal õpetusi praegu, eks ju, räägib lühidalt, on nii raske selle Atmarama sõna seletab lahti, seal mingi, lõpuks on mingi 60 varianti, noh, nagu lõputu, nagu lihtsalt nagu ajud nagu lühise sammu nagu. No mõned momendid on lihtsamad seal, eks ju, mingid, aga siis noh, näitab nagu seda poolt ka, siis inimesed erinevad loevad, et mõni teadlase mees muidu, kui ta loeb ainult need hiilas ja mõtleb, et sentimentalistid, aga siis visatakse ette ka sellist tugevat sellist sanskriti värkit niimoodi, et point on siis selles, et sa loed seda lugu, et see elusolend Rupa Goswami ja Mahaprabhu ja nad suhtlevad. Ja see energia, kuidas ta annab seda teadmise edasi Jumala kehastuseni ja naa. Ja sa oled nagu seal sees põhimõtteliselt sellest nagu diskussioonis, sa loed seda ja see puhastab sind. Ise kui sa kõigest aru ei saa. Noh, seda muidu pole ka raske uskuda. Nii, ja, edasi. Neid on igasuguse paksusega. Nii saavad alustada õhukeste raamatute lugemisest. Vot seda punkti me ei pannud. Et on ka õhukesed, on paksemad raamatud. Just nimelt, et on Prabhupada ka ju, kui ta tuli läänemaailma, siis ta kirjutas ka, kuidas seal öelda, tal alguselt see Krishna pukk, eks ju. Põhimõtteliselt kõige raskema aspekti tõi kohe välja, eks ju, kus on seal siis 10. laulu, eks ju, tõi nagu sellises mitte ilukirjanduslikus võtmes, aga ikkagi kõige tähtsama asja ta tõi, noh, see pühak tõi nagu kõige välja, et seda ei teadnud ka selle Prabhupada, eks ju, kaua aega on veel nii, näha, et selle tuuma tõi julgelt välja. Aga õnneks jah, et kirjandus ma soovitan tõesti seda teha tehniliselt, näiteks kui ma ütlen, et sõpradele, et ma olen elu on teinud niimoodi, mõnele viskavad Bhagavad Gita ette, nagu ei ole jõudnud, noh, kuidagi kingid või see Bhagavad Gita jääb küll paljudele riiulitele, noh, kuna Bhagavad Gita on võimas, öeldakse, et Bhagavad Gita vähemalt 100 elusolendit vabastab ja varem hiljem keegi ta võtab, ta on nagu pühakiri, see ei ole selline, et ta jääb seisma. Aga ta alguseks küll, et selline soovitan ikka eesti keeles ka, et väljaspool sündi surma ja sellised väiksemad raamatud, kes ingliskeelt täna uus põlvkond räägiti ingliskeelt kõik, et ikkagi väiksemad raamatud ja hästi palju võib seda konsultatsiooni anda täpselt teile, et enne kui te hüppate Srimad Bhagavatami ja Bhagavad Gita maailma, et on mõnusad sellised kas on lugenud keegi, tõske käed need väiksed Hare Krishna raamatud üldse nagu sirvinud või? Aha. Aga sa Bhagavad Gitat loed nagu inglise keeles või praegu, jah? Aga sina ei ole veel jõudnud raamatuteni? Ma ei ole lugeja. Ei ole lugeja, no näed, tere tulemast klubisse. Mina ka. Nii, mis veel? On veel mõni punkt? Neid on väga huvitav lugeda ja need avardavad meie maailmapilti dramaatiliselt. Vot, väga esoteeriline. See on viimane, jah? See on viimane, jah, ma mäletan. Saatke see tagasi. No, seletage nüüd lahti, mis see tähendab, dramaatiline, kuidas keegi aru saab sellest. Uus loogika nägemus. See võib ka olla äkki drastiline. See on drastik või? Siis sa saad aru, et see võib olla tõlke seda nüüd kasuma, siin ei ole kõige paremat. Ma arvan, et see dramaatiline ei ole jah, kõige õigem sõna, aga ikkagi me saame sellest aru, mis selle all mõeldakse. Üks Srila Prabhupada raamatute selliseid imesi on see, et ta ei keeruta. Ja sellepärast meil on võib-olla meie valel egol on raske lugeda. Et tõesti, et ta võib võtta selle peale dramaatiline. Kui Prabhupada räägib sulle kogu aeg, et see ei ole see keha, eks, et sa pead anduma 100% Jumalale nagu, ja ta räägib seda hästi selgelt. Ja seda nagu kuidagi nii raske, nagu kuidas, et noh, et kuidas ma pean, nagu kes ma olen mingi oriv, et ma pean Jumalale anduma ja ma ei ole see keha, mis siis Jumal annab selle keha ja nii palju need naudingud siin nagu meelelisel kõigel level, nagu. Ja sulle kogu aeg Prabhupada räägib sellest nagu. Selgelt, ilusti sa ei ole see keha, sa oled loodud selleks, et 100% oma keha, mõte ja hing anda Jumala teenimisse, siis sa oled õnnelik.
et see on, ma lihtsalt improviseerin, et see on võib-olla traagika aeg-ajalt, et meie jaoks või tragikomöödia, ütleme nagu India filmid. See on samal ajal nii naljakas, kuidas me loeme ja usume seda ja kui raskelt see tuleb. Tõde on valus kuulata, on selline ütlus. Sest see on nii otse. Samal ajal veedad on hästi tolerantsed. Me peame võtma selle Prabhupada konteksti ja Bhakti Yoga konteksti ja kui me võtame Krishna konteksti, siis Krishna on andnud kogu veedad ikkagi niimoodi, et inimesed saavad areneda, igal levelil keegi saab midagi teha. Kui sul on nagu Bhakti Yoga too much, siis viljele karma joogat või Gyani joogat, eks. Öeldakse, et huvitav see, et karma jooga on isegi kõrgem kui Gyani jooga, kui sul on juba tegevused natuke, sellised vooruslikud tegevused ja jumalaga seotud. Gyani jooga siis lihtsalt kogu informatsiooni, loe tark raamatud, arutle elu üle, küsi, mis on mõtted, mis on elu mõte nagu. Et tõde, see, kuidas Prabhupada seda esitleb, on väga, Prabhupada isegi ta näiteks, kui sa hakata Prabhupada raamatut lugema, siis võib tekitada järgmine küsimus, et miks Prabhupada ei räägi näiteks, miks ta astroloogiast nii vähe räägib, miks ta Ayurvedast nii vähe räägib, üks veedade osad, eks, mis on keeluliselt tähtsad osad. Aga Srila Prabhupada me ei tohi unustada seda, et ta oli läänemaailmas suhteliselt vähe aega, ta oli kõrges vanuses ja ta andis selle, kuidas öeldakse, et nagu Srimad Bhagavatam on veedade koorekiht, eks, ja siis Prabhupada andis ka selle väikse protsenti veedades, kus räägitakse konkreetselt elu lõplikust eesmärgist, jumala algsest isiksusest, Krishnast, teistest keastusest ka, eks ju. Et selle tuuma nagu, et selline, see oligi Jumal Chaitanya Mahaprabhu, jõud. Ta ise mis ravimeid, ta teadis täiuslikult Ayurvedast spetsialist. Just, spetsialist. Oma raamatutest on väga vähe. Ja, no tema õpetaja Bhaktisiddhanta Sarasvati oli jälle maailma kuulus astroloog, eks ju, et täielik geenius, eks ju, astroloog. Aga mingi ehk ta lihtsalt vaatas maailma kaos, et mis on tähtedest võid ikka rääkida, aga siin on nagu vaja tulekahju kustutada lihtsalt inimesed, et see on see, miks meil võib olla vahest Srila Prabhupada raamatud võib-olla raske lugeda, et seal räägib väga konkreetselt, kogu aeg loksutatakse meie seda elu olemust ja põhielu pointi paika tagasi, sest meil kuidagi oleme väga hajutatud, isegi vaimsuses hakkame neid veedasi lugema ja vaatad iseennast ja kõiki, et me võime jälle kuidagi minna mingisse veedade aspekti, see on loomulik, see on inimlik, et mulle meeldib mõnel astroloog, meil on nagu väga palju pühendunud, kes on astroloogid, väga head astroloogid on, kes vastusastraga tegelevad, see on nagu veedade feng shui, eks ju, see on normaalne, selles mõttes inimesed leiavad oma. Aga Prabhupada kogu aeg hoidis seda nagu tuuma, et ärge nüüd ära kaduge, et elu mõte on ikka, mis on elu mõte, kes sa oled ja mis on elu mõte. Nii, väga hea. On mõni mõte jagada? Kas tunnete sellist väikest siksi, et et võtaks ikka, prooviks ikka natuke raamatute momente niimoodi rohkem ja paremini või regulaarsemalt või? Kas tunne on? Siksi on ammu juba. Ammu. Okei, sul on ammu, aga sul täna ei tekkinud natukene. Veel ei tekkinud. Pärast räägime sinuga eraldi veel. Ja, et pärast tunde istuvad siis. Aga ma sellest rääksin, et see ei ole üldse, see on inimlik, et see oleks vägistamine, kui me kõik õiges järjekorras nõuaks, et kõik käivad sellises järjekorras, sest minu kogemus on Munga kloostri Ashramis ka, mul oli ka arusaam selline näiteks, et meil on jutustamise liikumine ja kõik peavad jutlustama kogu aeg ja tänaval ringi lendama ja niimoodi, aga mõtlesin, osad tüübid templis olid ja mungad olid lihtsalt introverdid. Aga siis me ei osanud ka nagu kõik, aeti need introverdid ka välja, vaat kui raske neil on inimesele minna nagu tervis. Nagu elu oled koolis oled ka, kas te olete kuulnud umbes, et Jumal on olemas. Tal on nii raske seda ühte lausetki öelda. Et see on fanaatilisus, et sest me oleme nii erinevad ja seesama see introvert munk, eks ju, teda ongi parem võib-olla välja, mida lasta, ta teeb väga hästi süüa. Teeks väga hästi, on väga hea kokk, eks ju. Aga sellised muusikud ja reedast lendad ringi nagu mina, eks igal pool. Et me oleme nii erinevad, et see on väga hea, see on väga tervitatav, see on väga imeline, mida kiiremini me üksteisest aru saame, et kultiveerime üksteisel neid omadusi, eks ju. Seda lahedam nagu. Küll me sinu selle leiame küles, mis sina? Söök ja mantrad. Oh yes! Tubli. Sa oled juba moksa saanud vabanemist selles mõttes.